Minu hommik algab sellega, et ma võtan needoad siit välja ja panen need asemele. Sest miskipärast need, mis siin on, ei maitsenud üldse hästi, ma pean ütlema ausalt. Nii et see on see, mis ma teen. Selleks, et Malju saaks hommikul hea kohvi. Ütleme nii, et täna hommikul me ei unusta kanu. Anne, noh, mis elu sina elad? Miks sa väljas oled niimoodi üksinda? No ja tere sõbrad, kuidas teil läinud on? Kuidas sul öö möödus? Jaa. Kuidas läks sul? Mis sa siin passid üksinda? Tule eest. Tee ruumi mulle. Nii. No tere tüdrukud. Täna saite välja ilusti kohe hommikul. Tulge, hops. Minge kõik välja. Panen teile valgust ka ja siis on teil lõbusam. On nii või? Keegi on muna ka teinud juba või? Ei ole. Nii, aga tulge õue ja elu algab peale. Nii, väike porgand. No sa tahad ka õue või? Keegi küsib, miks ma palju elu väljas ei käi, siis ma ütlen, praegu see on nii ligane. Oleks lumimaas, oleks teine asi, aga ma ei visti selle pasa sees jalutada siin. Nii, kus on minu väiksed jänesed? Kuulge, ma tõin teil porgandit, nii et näe, head isu teile. Ühesõnaga, täna on 4. detsember ja õues on päris rõske. Lumi on kõik kadunud, aga vähemalt kanad said välja. Malju läheb kohe podcasti ja ma teen lastele putru. Oot, mis ma teen. No? Ma sain ka šoki seest. Said ka šoki seest midagi või? No oot. Vedas teed siis. Ma jään hiljaks. Ei jää. Jään küll. Arve. Aga pole hullu, Kristina jääb kodist hiljaks. Jaa. Ma panin sul auto sooja ja ma panin sul ühe kuivanud leivaga autosse, sest sa tead, et see juhul. Yes, aitäh. Koolis kaunis kaalakees särab rohkem. Kui ta võngad on liiga mässiv. Tead, kui sa need juuksid föönitad, siis sa näed nii klämm välja. Tuul puhub. Jaa, täpselt. Ma pean ütlema, et mul on olnud väga horrid hommik. Ma ärkasin öösel selle peale, et mu selg nii räigelt valutas. Ja ma võtsin öösel 2 valukat sisse hommikul. Aga nüüd, kui ma kuuma duši all käisin, siis hakkas veits parem. Aga vaata, siis paned ikka sooja mantli peale, enne kui sa lähed ja kõik asjad. Siis sa oled praegu suht õukuselt riidus. Ja, panen. Kurat, ma pean vahetusriidud ka võtsima. Tere hommikust, Marikene! Nii, ma tegin lastele need täistera putru ja mõtlen, see eilne pakk, mis meil toodi, see on tõesti tasus ära, nagu näha siin muud ei tehtagi, isegi keegi vaata isegi telekut praegu. Joonistasid kedagi või? Aga miks sa ei näita mulle? See on ka päris kihvt mäng, kus juures ma olin üllatunud, et lapsed teavad nii palju brände, nagu see on Pepsi, ma eeldan, eks ole, noh, Lego. Mis asi see oli? Gummy Bear. Haribo. Ja. McDonald's. Lidl. Nike. Ja, mis asi see uga on? Seda sa ei tea või? Muidu tead autosid. See on Ferrari. Ja siis mina panen teile pudrud jahtuma. Ja siis vaarikamoosi saate ise panna endale. Mida sa ei taha? Sa ei taha süüa või? No aga hommikul midagi võiks nagu süüa uga.
nii, kas on mõnus need päevad, kui lasteaias ei pea käima siis või? Jaa. Miks see sulle meeldib? Siit ma pean korrapidaja. Korrapidaja on raske olla või? Mis see üldse on või? Mis see üldse tähendab, kui sa pead korrapidaja olema lasteaias? Korrapidaja on nii, et iga päev on üks laps on korrapidaja ja mis ta teeb siis nagu? siis ta peab kogu aeg kõige ees olema ja siis ütlema laua ääres, et olla tasa. Kuni keegi kuula teda. Näiteks mida olin üks päev korrapidaja, mitte keegi ei kuulanud. Aga kuidas sa siis korra majja saad? Lööd rusikaga vastu lauda, ütled, et olge vait või? Ei. Ütled, palun, olge tasa, kuulake mind. Ja kui nüüd ei kuulu, siis ma päriselt tõusen püsti ja nagu jääge vait nüüd kurat teie. Issand jumal. Kas lapsed kuulavad rohkem oma vanemaid siis, kui vanemad teevad kurja häält või siis, kui nad on nagu leebed? Näiteks, ma toon sul näite, kui ma ütlen, palun pane oma nõud kraanikaussi või ma ütlen sulle, Marta, miks sa jätsid nõud sinna? Vii need kraanikaussi. Kumba sa rohkem kuulad? Kumb parem on? Mitte kumbagi. Miks? Sellepärast, et sa pead midagi tegema siis või? Jah. Aga tead, miks peab tegema või? Sest kui sa lapsena harjutad sisse need asjad, siis suurena on väga lihtne elada. Siis on kõik korras kogu aeg. Võt, ega ma ju paha pärast ei ütle neid asju, et palun pange kraanikaussi ja palun peske hambad ära, palun kambage juuksed ära, vahetage trussikuid ja nii edasi. See on selleks, et siis kasvab hea inimene sust, tore nagu, tubli, sul endal on parem. Nii et nüüd raisk hakkas sööma putru. Mul oli õigus, kell on 10:13, ma jäin natuke hiljaks, aga õnneks Kristine jäi ka natuke hiljaks, nii et we are good. Ja me teeme jälle podcasti, mida muud. Töö tahab tegemist ja meie oleme kaks väga töökat naisterahvast. Nii, mis sa ütlesid? Vaginiit ja tupeseen. Okei, Kristine räägib oma päevast täna. Ma ei räägi enda tupeseenest, ma räägin, millest ta räägib. Nii, siis meil on tupeseenest ja vaginiidist. Ma panin, näed siia panin. Me läheb niisket salvpraktikut intiimpesukeel, see vist on. Intiimpesukeel on. Välistele suguelunditele keel, äriti oovulid, okei. Kes ütles, et meie töö kerge on? Siis ma tunnen juba, et me hakkame vahepeal nagu teineteisele vaata pinda käima, või nagu selles suhtes, et ma mingi, ei, ma tahan, et sa filmid niimoodi, siis ta mingi, mina ju filmin ja mina tean paremini, vaata. Ja. Tunnen, et aga ei saa ju vaata solvuda käes, meil on vaja see kiiret ära teha, siis okei, panin midagi. Tunned, et nagu see kirib ja siis alles õhtul, kui voodisse lähed, siis ronin kaisu on mingi, ma ei mäleta, ma puudutanudki sind täna, et nagu kogu aeg on nii palju asju teha ja mingi lapsed ja nad ei jäta rahule ka nagu korraks heidab pikk. Kuule, et tagasi aastalõpu saade. Ma olen mingi, okei, mahutab ja siis ongi täpselt niimoodi, et ma olen nagu ühes kohas teis. See on fine. No see on homme. Jaa, see on homme alles, aga no ma räägin, et mul oligi veel eile väike augukene, kus ma sain, ma saan nagu chill vibes oli. Nüüd läks see ka kinni, aga nagu selles mõttes, et see tegelikult see oligi hea, et siis ma sain see stuudio canceldada veits, ja siis oma asjad natuke varasemaks liigutada. Ja niimoodi avalikult ütled siin, jess, sain Andrei ja Kelly stuudiosse minemisel. Aga ma juba tegelikult käisin seal. Sa käisid, jah? Skimid ja asjad on tegelikult palju odavamad. Ja siis ütles, ma ise mingi hetk kingin sulle. Ja ma arvasin, et ta kingib mulle äkki jõuludeks või sünnipäevaks. Ja siis eile lambis sain. Väga pikku küsisid. Aga vaata, ta ei suuda ka hoida saadust. Mul oleks tahtnud jõuludeks. Ta oleks võid vabalt hoida jõuludeks, aga... Nüüd on jõuludeks pingelaas. Ma ütlesin ka, et ma ei tea, mis see nüüd mulle jõuludeks kindis. Midagi, et noh, siis okei, aga eriti ei taha, aga hakka küll kantseldama ka mingi vana meest. Küll ei ole see alati, aga mingi vahe läheb pH-tase jälle paigast ja no mis parata, tuleb uuesti. Aastajal on Mallukal ilmselt korralik majuspala, sest peategelane on avaliku elu tegelane. Ma kohe kuule. Lool on tüüpiline algus, nagu seal Tinderis ikka olla saab. Sa tegid selle tõesti kottigi või? Kus siis see on? Ei tea. Sa tee, mis tahad. Nii, kui keegi huvitab, siis mis ma vahepeal päeval teen, siin on mingid jamad postitustega ja hiljakas peale, et inimesed ei näinud asju.
siis ma olin sunnitud Jaaniga Slackis suhtlema, see osa ei toiminud millegipärast, JavaScript ei funksinud, aga siis ma istusingi arvutis, tegin siin, puhastasin, leiutasin, nuputasin, milles viga on ja nüüd sai vähemalt lehega korda. Nii et kes enne muretses, et leht ei toiminud, siis korra oli tõesti mingi JavaScripti error siin. See juhtub mõnikord, kui mingi update tehakse või uuendad midagi süsteemis, siis võib mõnikord kala panna. Ja teiseks siis ma lugesin ise ka veel enda raamatu käsikirja läbi, kuidas jääda ellu ja suhtlesin jätkuvalt toimetajaga, trükikojaga suhtlesin nüüd. See raamat on 280 lehekülge. Jesus, mu silmad on nii vesised. 280 lehekülge kokku ja siis saatsin paarile inimesele ka juba lugemiseks seda, et kelle tagasisidet ma väga ootan. Ja pluss siis ma eile suhtlesin veel, hakkasin selle otsa, tegin lahti, et kus siis teha enda raamatu esitlust. Ma ei ole kunagi ühtegi raamatu esitlust varem teinud, nii et see on ka iseenesest põnev. Ma tean, et Apollos ja Rahva raamatus saab seda raha eest teha, või üks raha eest seda tehakse igal pool. Aga ma tahaks niimoodi, et kõik, kes mind jälgivad, kes tahavad sinna tulla, nemad saaksid tulla, et see oleks nagu päris asi. Jah, sest ma tunnen selle raamatuga, et see on nagu siuke päris raamat. See on ilukirjanduslik teos, mitte ma ei räägi selle enda elust, nagu mu eelmised 3 raamatut olid, aga see on ilukirjandus ja igastahes ma olen väga-väga elevil selle raamatu pärast. Või appi, meil on nüüd podcast läbi, kell on 1.13. Kristina tõi mulle deodoranti või mul on jälle nii sitane. Ärge küsige, miks ta mulle deodoranti tõi, aga ta käis jälle Soomes. Siis ta tõi mulle popcorni kaerapiima. Siis ta tõi mulle M&M'sid, kuhu peale on kirjutatud Miss your face. Sest ma lähen ju ära. Siin on mingi mystery šokolaad. Mul on siuke tunne, et Kristina üritab mind paksuks sööta. Ja siis ta tõi mulle suure koti meie lemmikkomme. Nii tore. Küll on see Kristina meil ikka nunnukene. Aga nüüd on vaja kiiresti koju minna, sest et lapsed tahavad raudselt juba ujuma minna, nii et annab välja rebida nüüd. Okei. Kui me suvel käisime pulmareisil, siis me käisime ühes veini istanduses ja mõtlesin, et kui äkki tuleb suve meenutamist tuju, siis saame sellega meenutada. Jube hea vein on see. See on hea, ja see on ka mega hea. I love it. Panen paari. Meie eilne Reels ütlesin ühe sõna valesti ja nüüd Märten, kuna me ei viitsi uuesti teha, siis Märten üritab välja lõigata mu vale sõna. Kuidas edeneb? Kuule seda nüüd, uies ära. Saime vähemalt Marta voodiga üles tassitud, müü tuli appi, nii et kahekesti ikka parem. Nii, davai lapsed, kuule, paneme ennast riidesse ja lähme siis kõik spaasse. Auto ma panen siin kohe parkima, jah? Peaks rääkima, et see on vaja. Hoia need praegu enda käest, mis ei taha siis. Tead, me võime siia tulla. Siit saab endale ilusti kappi valida ja... Üks hea asi selle juures on see, et kui lapsed on piisavalt suured, et vanasti oli see spaades käimine ikka selles suhtes paras hullumaja, et kogu aeg pead vaatama, et keegi ära jupub, mitte et lapsi ei peaks lapsi peabki vaatama. Aga praegu nad kõik oskavad ujuda, et keegi ei jookse niimoodi arutult minema. Ma vahepeal on täitsa hea lihtsalt istuda ja puhata ja ma ütlen ausalt, mul on kõht nii tühi. Aga mul on hea meel, et me tulime siia nüüd lõunal, me pidime tegelikult varem tulema, aga ma unustasin ära, mul on podcasti salvestus. Et nüüd vähemalt saan veel lõunasöögi siin ära süüa ja siis mul on ainult üks vaev, et mida teha õhtusöögiks, aga see on tuleviku mallu probleem. Mitte praegu. Issand Lendu, sul on trikoo väga suur. Opakas ära. Nii.
üldiselt ongi väga mõnus tulla päevastel aegadel. Mulle isiklikult meeldib, sest nädalavahetused on see meeletult täis. See on hästi populaarne koht minu meelest. Vähemalt iga kord, kui meie siin käime. Siin on saunad, siin tehakse saunarituaale, igast muid asju. Aga ringspa on minu lemmik just sellepärast, et see on suht turvaline laste pärast. Et see ala nende jaoks on põnev. See on selline madala veega, nii et ei pea nagu kogu aeg nagu kullipilguga vahtima. Loomulikult peab oma laps selgima, aga jaa, mina käin nüüd ise ka lõpuks pesemas ära, sest iga korralik spa külastaja peseb ennast esmast puhtaks ja siis ma lähen sauna ja hüppan külma vette. Iga kord võtan siin pitsat. Ma ei tea, mis pitsameister siin on, aga siin on mega head pitsad. Ja ma suren nälga. Ja lapsed alati tahavad muidugi seda, aga seda saab pärast. No, sa lõõgastud või? Jaa. Kõrvad on kinni, ainult see on kinni, aga see just ennab lahti. Okei. Üks viis, kuidas lapsi kõige paremini väsitada on nad spaasse viia, aga tavaliselt nad nagu esimese 5 minuti jooksul magama ei jää. See, mida ma lootsin, et ma teha saan, minna välibasseini, ei õnnestu, sellest tehakse õhtul kell 6 lahti. Aga siin on see 95-kraadine ka. Nii et lähme sauna, mis siin ikka. Lende, kus juures istus ka saunas üksinda, kadaka saunas. ja ütles talle väga meeldib. Siin on näitus. Aha, See oli lahe. oli lahe või? Jaa. Julged. Tule, suga ei juhtu midagi. Issi hoiab sind. No näe, tule. No, on hirmus või? Tahan väiksesse minna. Tahad väiksesse minna? Okei. Kuga seda tahan mõista või? Mu lemmik on see, et siin on baar ka. Et kui sa nagu väga väsinud elust oled, saad siia siruli heita, kokteilikest rüübata. Mina arvasin, et sulle meeldib kõige rohkem seal kuumas vees olla. Jah, mulle meeldib kuumas vees olla. Kokteiliklaasiga. Kokteiliklaasiga, ei tegelikult. Lihtsalt täna ma ei saa endale seda lubada, mul on homme väga tähtis, väga pikk ja tähtis päev. Aga ma olen siin kokteili rüübanud ja päris hea oli. Niimoodi on päris lõbus, on ju? On, jah. Ja homme meil tuleb pidžaamapidu äkki, aga meil oli mingi üle info. Aitäh. No nii. Huksis ei mahu seepärast, et see on tegelikult väikestele lastele. Aitan sind või? Jah. Mul on palav. Sest sa oled Jaapani vannis. Mul on kinni saba lahti. Üks miinus on see, et mitte ainult lapsed ei väsi ära siin, vaid mina. Ma räägin ka, see on 1,5 tundi, ma olen nii väsinud, ma tahaks juba koju hakata jääma. Puidu tuleb peale. Jaa, on küll. Aga väga mõnus ikka. See on minu lemmik. Jah. Sinu valik. Ei, selle. Ta on kampsu. Siin, tule. Noh, tegid ägedaks soengu või? Ja mul oli mesilane. Mesilane või? Sul on siin taga ikka korralik pah. Sulle meeldib, jah? Ära ajama siin. Nii, mina ütlesin Märtenile, et me peame Prismasse tulema. Ja siis Märten ütleb mulle selle peale, et aga ma olen Plätudes. Nii et loodame, et Märten mind kohtusse on, aga ta on legit külahull nagu.
nii et ma jätsin Mari, Hugo ja Märteni autosse ja tulin hoopis Marta ja Lenduga Prismasse. Mul on vaja igasuguseid asju osta. Midagi söögiks. Noh. Verivorsti kottoogi sõi, jah. Selline on nüüd meie vlog, sest et Märtenit ei ole, aga ma olen ka ekspert. Marta otsustas, et tal on vaja lõnga, sest talle meeldib meisterdada lõngast. Nii, roheline, mis veel? Must, davai. Midagi, tahad jõulusemat teha või? Näeb punane siis äkki. On 2 punast. Äkki võtta punane, valge ja roheline. Nii nunnu. Mul on kuidas jõulutäht. Isegi veel elus. Ja mul on see lambanahka. Meeldivad või? Kas ma saan neid? Okei, nagu, aga miks see set nii cute tundub? Nii, mis me täna õhtuks sööme? Lahtised komme. Midagi ei söö. Lahtised komme või mitte midagi, kumbki pole õige vastus. Äge! Mina olen Eesti top 100. Marta otsustas, et tema tahab salatit teha endale. Ja, see on väike. Lende, kas sa tahad ka salatit teha? Ma otsustasin, et ma pean ka tegema. Kõik või? Olengi jälle mina. Uskumatu. Enne oli teine täti ja nüüd on sina jälle. Oi, see on natuke läbipaistev. Siin valguses. Voodi katki. Sa said uue voodi, ma pean selle veel kokku panema nüüd. Jaa. Aga kohe tulevad inimesed ja viivad su vana voodi ära. Aga mida te meisterdama hakkate? Käevuusi või kaelakeepi. Mina arvan, et kaelased. Sul on nii palju neid taha. Ärge olge lollid, sellepärast, et maailmas on nii palju asju, mida võib armastada, aga neid asju. Neid pärleid sina armastad. Palju, mis ma armastan. Sa tõesti armastad väga paljusid asju. Aga Marta, need, mis on paki sees, võta ainult need, mida sa kasutad ja teised annad, pane tagasi, siis teised saavad ka neid võtta. On ju. Mängime seda mängu. Mitu päeva järjest ma hakkan rääkima sellest, et siin köögis haiseb. Vaata, kui alguses see oli nagu siuke vahepeal tuleb mingi whiff. See on full on pasahais. Siit. Ja ma usun seda inimest, kes ütleb, et siin külmkapi taga on mingisugune anum, sest et Märten ütles, ja lapsed ükskord ajasid sinna paki piima ümber. Aga minul ei mahu pähe, kas see piim lõpuks ära ei peaks kuivama. See ei saa ju olla loogiline, et see niimoodi haiseb. Väike soovitus Prismast, kui keegi veel ei tea, siis ma ostan alati neid sibulaid, sest et ma tõesti ei suuda neid hakkida. Külmutatud sibul, siis ma ei peagi hakkima. Lavit. No, said oma soengu või? Mis tahtsid? Väga ilusa. Keeruta nüüd. Jah, siuke 70. Ikkas natuke lühemaks ka või? Jaa. Ja. No, vaadake, kui vapustav naine mul on. Ta teeb mulle kapsahautist. Tegelikult kõigile, mitte mulle, aga mul meeldib mõelda, et mulle. Aga üks asi on, mida ma ei viitsi teha. Keedukartulit siia kõrvale. Ma teen ise, ma koorin ära. Okei, ma teen ise, ma tahan, et sa poodi kokku pole. Minul võtab koorimine kiiremini kui sul. Teeme võistluse, kes, tavai, 4 kartult, vaatame, kes kiiremini. Ei. Sa ei taha kaotada? No seda ka, aga ma tahan, et sa poodid kokku paneks. Ma ei taha, et sa tilulilutad siin asja eest teist hakka. Kommenteerige, mis te arvate, kes on kiirem kartulikoorija, Malju või mina? Me kõik teame, et sa oled mina, aga mine nüüd. Ma olen valmis raha peale kihla. Muidu, sa tead küll, kuidas. Mul on literally
alati õigus. tegelikult sul on küll, Ja vaata ma siis- saatsin su selle meemi ka. ja sa oled iga kord nagu šokeeritud sellest tulemusest. Ma olen. Sest sa oled ju minu äbarik ja alati üllatad mind. vaata, et nüüd suure hooga näppu esinemise käigus. tead, seda võistlust ei saaks ka sellepärast teha, et meil on 3 erinevat kooriat ja 2 on väga nürid ja see on terav. aga mulle see muideks ei meeldi nagunii, mis su käes on. What? See on parim. Mäletad, kus need vanainimesed korjavad väikese noaga? Ja. see on päris imelik. sa oled päris palju aega kulutanud ühe kartuli peale. Kuule, sina ära kommenteeri, mine päev voodi kokku. Sa lähed voodit kokku panema, siis ma tulen seisan siin, sa olid ka päris kaua aega kulutanud siin. Mul oleks ammu koos, aga no vahet ei ole. Lõpeta mu alandamine. Märten tuli uhkelt ütlema, et ta sai voodi kokku. Ma võin istuda. Istu. Et muidu see on koos jah, aga lihtsalt see on narivoodi, et mingi osa on nagu kokku ma panemata. tulin alla otsima selgitust, et miks see madrat siia jäi. Et kui ma panin selle kokku, aga tõesti, see on teised jupid veel. Mõtlesin, et ma teen teiega väikse unboxingu. Marta voodi eest toodi mulle miskipärast väga palju asju. Siin on English breakfast tea Dianaga, printsess Dianaga. I love tea, super. Küünlad, love it. Piparkoogid, I don't love, aga lapsed loves it. Oh my god, nii palju komme. Nii ma panen peitu. Siis väike kremant. Ja kõige naljakam on see, vaata ma just üks päev ütlesin, küsija sulle antakse. Ma üks päev lambist mõtlesin, ma ei ole tegelikult, ma ei ole nagu nende mingi fänn. Ma olen neid söönud kunagi. Ja lambist mul tuli pähe, et kurat, tahaks ühte siukest. Ja siis mõtlesin, mis ma ikka hakkan ostma, tähendab, ma ei näinud niukest väikest karpi, ma nägin mingit suurt ja ma olin mingi, tead, ma ei hakka võtma, et ma nii palju ei taha. Aga nüüd, täna, nii mul on ja ühe ma kindlasti ka mekutan. Kurat, peaks tihemini voodid jagama, nii palju head kraami. Okei, guess I'll go kill myself, sest ma tegin siin üksi blogi, rääkisin just teiega. Ja Märten tuli alla ja küsis, mis mehega ma rääkisin, ta kuulis mehe häält. See oli minu hääl. Aga okei, mina proovin nüüd selle sõbrakese siin tööle panna, sest ma kõnnin pudi sees ja ma ütlesin, mis ta siin koridoris passib. Noh, käisite koeraga jalutamas või? Jah, pane jope kappi palun, on ju? Nii, nüüd see asi ka areneb mul siin. 2 tükki on koos. Jätkame. Mis ma tõesti mõtlesin, et see on see, kus ta magama hakkab või? Mida iganes. Seleta veel. Siis see on nagu siukene asi nagu see on nagu kui sa nagu näiteks kui sa ehitad midagi ja sul on vaja seda nagu kinnitada. See on see, ma ei tea, see nime. Okei, see tšükene asi nagu meil oli, kui me olime vanas vajas, siis meil oli see oli nagu siukene väike ja tal olid siuksed nõelad peal. Lende, sa võid anda vihje, et see on loom ka. See on loom. Mis loom on okastega? Mis loom on okastega? No jaa, õige. Nii, nüüd on Lende kord. Kusjuures ma kunagi nägin TikTokis, et üks mingi ATH vendadel öeldi, et see on üks kõige ägedamaid asju, mis teha. Ja ma olin nagu okei. Mitte, et sellel vanal ATH oleks, aga midagi tal siin on. On äge, jah? Tahaks isegi nii teha. Kõige toredam asi, mis sa elu sees teinud või? Lõpuks sa oma peaga siia kolksu paned, aga hea küll. Te mängite Aliast?
kõike suutnud ise teha. See ongi lasteaias. Oled kõike suutnud ise teha ja oledki kokku pannud selle. What? Ja olen ise vist peaaegu ühendanud ka. Mulle tundub. see on siuke asi, kui sa käid. No tubli oled. Pelju annab sulle. Siin saab nagu ära märkida, et kas sul on loomad. Kui ma panin jah, siis avanes siin variant Capture Pet Pictures. Ehk siis, kui ma panen selle sisse, siis ta teeb pilte vahepeal, kui ta näeb loomi. Oota, ühesõnaga ta sees on kaamera, mis see on AI, jah? Jälgib meid, mida me räägime. Maailma vallutamine. Tee, jah. Ja kui läheb liiga raskeks, siis võta endale trell ja tee trelliga. Uksi. Algus paned sellega ja siis paned trelliga lõpuni kinni. Veel, lõpuni lase välja. Oi, ilusti, sest tugevalt kinni, see ongi raske. Nii. No näed, korras. Tubli. Järgmised, tee kõik augud, siia ka veel. Toeta vastu puusa, muidu ta hakkab sul liikuma, enne. Siis ta ei lenda sul käest ära, poja. No näed, korras. Tubli. Nii. Väga hea. Vaatad numbri kokku. Nüüd, näe, seal on ka sul veel auku laskmata. Miks see nii suur käevõru on? Ma ei tea, miks nii suur. See on kommi käevõru või? Jah. No. Tahad maitsta? Ei taha. Ma tahan. Ma tahan su voodi valmis saada. Nii, ja trell keera otse ka peale, kui sa paned auku. Et ei oleks viltu, vaid otse. Jah, vaat nii. Tubli poiss oled, väga hästi tegid. Mul tagumik paistab. Kell on 8:30. Elu on selline. You want this? Oh, yes, I want this. Thank you. Ja kui voodit valmis ei saa, siis Marta magab diivani peal. Yes. Tahadki magada või? Ei. Muidu jälle tuleb arst. Miks? Lihtsalt ükskord ma olin niimoodi. Kaela magas ära. Jaa. See Marta, mis sul siin seinaga toimub? Proovime puhtaks teha selle. Lende, sa pead ka ruttu tulema. Siin on väga suur nõudlus. Mul haiseb. Sa sinna või? Ikka Lendet mõjutab meie köögiais. Mis te unustate? Kõik otsas. Sööge, mis sööme. Oi. Okei, nüüd on neid kord. Nonii, on aeg kanad magama panna. Oi, sind ei ole jälle sisse lastud või? Anne Veski. Tule siia. Teeme juurde. Opsti. Oi, ära rapsi pala. Ma viin su sisse, kus su koht on. Nii, ops. Tubli oled. Ops, lase mu sõrmedest lahti. Kallikesed, teil ei ole ei süüa ega vett. Aga te olete juba uhkelt tõrrel, jah? Ennast mune ka olete andnud. Oi, keegi muneb siin parasjagu, vabandage. Noh, tulge tuppa, ma tõin vett. Tulge. Mis häält sa teed? Jooge kõik leiged vitamiini vett, kallid. See on kõik abilised. Marta ja Uga aitasid veel hoida siin lisaks ja lisaks sellele, et nad kruvisid siin ja Marta jagab lahkelt oma kommi ka. Mis sul siin on veel üldse? No, ma ei hakka sult võtma ja... Marta ütles mulle, et see on meie süü, kui ta surma saab. Sest see on narivoodi tal. Ma ei taha. Ma ei soovi, aga ühesõnaga kell tiksub peale, nii et tegutseme.
lähen jooma. Mine. Saad sa aru, mu viimane lause siin oli, et ma lähen toon nuustiku, et seda seina pesta ja ma suttusin all täiesti lõksu. Läksin, panin kanad kinni, kanadel polnud süüa, kanadel polnud juua. Anne Veski oli üksi väljas. Ta on 3. päev muideks väljas üksinda, kui kõik kanad on toas. No jah. 2 päeva on ta õuest välja ilmunud hommikuti, kui ma lähen teisi välja laskma. Ma panin talle nüüd eraldi süüa, et ta sõi nagu ta elurajaks kaalul. Ja kui väike kukk istus mul jälle süles, nii ma istusin 5 minutit kukega niimoodi sättis ennast sisse, oli mul süles. Väga tore oli. Ja me ei ole arenenud ka kuskile, nii et... Sa pidid ju kuked ära andma. Jah, ma andsin veel kuked ära, aga see väike tibu on ka vist kukk. Ongi, aga ta on sõbralik. Jälle alandab mind. Ma just filmisin ennast ka nii, et it's fine. Tegelikult päris mugav, nii võiks isegi püsti magama jääda, kui seda. Ma ütlen, väga mugav. Ma praegu võikski püsti magama. Nii, kell on 9:30. Enam-vähem tegin korda elutoa. Ja nüüd lähen üles ja vaatan õudusega meie magamistuba. Mis ripud siin? Ripon ja saba. Siis mul tuli meelde, et ma mingi 6 tundi tagasi mõtlesin, et on kassi liive. Ma vahetan liiva ära. No, kus maal oleme? Tõstame peale. Lööme punnid peale ja korras. Okei. Kell on 10:30. Sorry, ma ei viitsi isegi tuld põlema panna. Ma ei viitsi isegi Marta tuppa minna, et näidata, et voodi sai valmis. Mina sain natuke magamistuba koristatud. Ma olen nagu prantsuse leedi. Sina oled minu prantsuse leedi. Ja ma ei oska midagi muud öelda. Ma olen nii läbi omadega. Head aega. Head aega tõesti. Head aega. See oli 4. detsember, meie vlogmas. 3. Oli 3. täna alles või? 4. on juba. Siis 4. Ja